Igal reedel Raadio 2 hommikuprogrammis Silmad lahti. Sellel nädalal saame oma tropi või topise intervjuuga ühendust sellise riigiga nagu Araabia Ühendemiraadid. Nimelt seal mõisteti üks mees, 72-aastane, süüdi sellepärast, et ahistas ta politseid pilakõnedega, mille sisuks oli härrasmehe laul. Tegi ta siis seda 971 korda, helistas hädaabinumbrile ja laulis. Ja nüüd täna hommikul, kui hakkasime me siin oma saadet tegema, vaatasime, telefon kogu aeg heliseb ja seesama mees on nüüd ka meie numbri kätte saanud ja muud kui helistab. Halloo! Härrasmehe laul, ma saan aru. Gentleman, kas tõesti Ahmed olete see teie? Jah, Ahmed Villu Anaftatrell. Ahmed Villu Anaftatrell. Väga mõnus. Mis case siis on, rääkige hea Ahmed ära. Miks te muudkui helistate ja laulate? Esiteks ma tahan öelda, et mulle väga meeldib laulda ja siis ja keegi taha mul eriti kuulata mind ja sellepärast helistasin ma ainukese numbrile, mis 24 tundi on lahti ja see on siis hädaabi number. Teie ükski sugulanega tuttav ammugi teie kõnesid enam vastu ei võtta, on see nii? Ei, tahan teha oma bändi juba lapsepõlveks saati, mitte keegi ei taha mind kuulata ja sellepärast ongi, et helistasin algul suvalistesse raadiotesse, nagu ka teile, olen ka mitmeid kordi helistanud ja tahtsin laulda härrasmeeste laule, prouade laule, laste laule on mul väga palju, õhtut helistan magamisjäämise unelaule ja tavaliselt pole see toru ära, aga nemad peavad ikkagi mure ära kuulama ja kuna mulle laulu sõnumid on murelikud, siis nad alati kuulavad mu laulu lõpuni ja lõpus kuskil, kui ma 640 korda olin ära laulnud, siis hakkasin lõpus juba plaksutama ka. Teid mõisteti nüüd süüdi ja ametiasutuse ahistamises ja mõnede kõnede ajal ka operaatori kuritarvitamises. Mida see küll tähendada võiks? No see on absoluutne laim ja ütleme, ma arvan, et siin on tegemist konkurentidega, kes siis tahavad minu muusikalist karjääri tuksi keerata. Seda küll. Ja noh, eks nemad on siis kõik selle asja seal välja mõelnud ja ütleme, Allah ei ole nendega selles mõttes, et noh, eks nad saavad oma patudest siis ka karistada ka. Meil siin Eestis on väga lihtne, kes tahab laulda, see kas läheb siis karaokebaari või läheb televisiooni mõnda laulusaatesse. Meil on väga palju selliseid saateid, kus inimesed võivad tulla ja laulda. Kas teil seal Araabia maades sellist värki ei ole? No jah, ilmselt ei ole üldse, ütleme, Koraani lugenud. No viimasel ajal ei ole, sest Koraanist ei ole tehtud sellist koomiksit. Kui oleks selline koomiksi versioonis Koraan, pean tunnistama sellist graafilist novelli, tarbiksin lausa iga päev, aga nüüd momendil minu jaoks on seal Koraanis liiga palju selliseid imelikke konkse ja seal keelatakse kogu aeg alkoholi ja sealiha ja see ei sobi mulle. No nii. No vot, Koraanis on selgelt kirjas, et Jumal ei vaata, ütleme siis, CD kirjutamise peale hästi. Nii. Sa ei tohi kirjutada CD-d selles mõttes, et see on ikkagi solvav Jumalat, kui sa hakkad midagi kõrvetama, midagi sellist looma, mis ei ole tema poolt tehtud. On muusika, on plaat, neid kahte asja kokku panna vale. Nii et me ei saa teha plaati, et siin ütleme siis kuskile seda nagu anda ja sellepärast me peame ise kogu aeg laulma, laulud lähevad suhu edasi ja noh, mina olen leidnud selle väga huvitava väljundi endal nagu telefoni teel. Olge hea, Ahmed, laulge veel seda oma härrasmehe laulu. Kas seda, mida ma siis viimati nüüd siis laulsin 970 korda, jah? Jah, just täpselt 971 korda lausa. Üks moment, andke mulle too. Härrasmehe, härrasmehed tulevad, aum, härrasmehed tulevad, aum, mis on härrasmehel viga, mis on härrasmehel viga, mitte midagi, aum. Aga mõnus. Ahmed, väga tore laul. Ja saadi pahaseks nüüd selle peale siis? Kuidas? Et kas siis saadi siis selle laulu peale tõepoolest pahaseks? No jaa, selles mõttes, et see on, ja kusjuures, ma ei saa aru, pahandamise märgiga pärast pahaseks saamise põhjust ei saa sellest ka aru, sellepärast, et iga kord, kui ma helistasin,
laulsin ma uue salmi. Laulul on nimelt 1043 salmi. No klassikaline see ka araabia laul, sellel peab vähemalt 1000 salmi olema. Ja ütleme, mul on veel paljud salmid veel laulmata. Ahmed, kas teil on mingi selline varjatud sõnum ka selles laulus? Kas te tegelikult kutsute üles siis inimesi elama Koraani järgi ja maailmarevolutsiooni läbi viima? Seda küll, alati. Ja aga nagu ma ütlesin, et igas laulus, miks mind ära kuulati, on see, et mul on niisugune mure. Ja sellepärast on telefoni saanud ära panna, et ma mure lõpuni kuulata. Selles laulus on mureks, ütleme siis see, et härrasmehed tulevad. Ja ei jõua kuhugi. Ja ei jõua mitte kuhugi. Ja siis ongi, mis need tee peale ees ootavad. On, ütleme siis, röövpeduiinid, ütleme, naftapuuraugud lahtised, kus võib nafta sisse astuda, libastuda, uppuda, raisakotkad, ütleme siis, juudid ja ameeriklased. Vot mina sain kohe aru, kui kuulasin, sest mina kuulasin. Ja ongi, ja lõpus, ütleme siis, viimases salmis nagu selles mõttes ikkagi leiame väikse lahenduse ka. Ahmed... Härrasmehed jõuavad kohale. Kuhu? Kuhu vaja on, küsime? Muidugi, täpselt. Sinna, kuhu on vaja. Ahmed, ma küsin seda, et kas te tahate tegelikult, et teie sõnum jõuaks kuskile kaugemale, laiemale avalikkuse ette või te tahate lihtsalt seda ükskõik kellele ja ükskõik kui väiksele auditooriumile laulda? Kellele ja kus, ma peast laulu saaks, mul on väga palju ilusaid laulu. Ahmed, pange oma laulud üles YouTube'i. Me ei tohi YouTube'i kasutada. Aga saatke nad meile, mina panen ülesse. Ma ei saa, kuidas ma saatan? Selle võtab kaua aega, ma suren maha, ma olen 2 aastat vala, kui ma panen need kaamli selga, hakkab minema, kaamel liigub 20 kilomeetrit tonnist, ta jõuab 40 aasta pärast teie juurde. Ahmed, siis ei jää muud üles, kui helistage edasi. Ka vanglast on teil võimalus helistada, sest et 1 telefonikõne päevas saab ju teha. Jaa, kas ma lõpetuseks võin ühe laulu veel laulda? Lühikese? Siis ma ei ole nõus, ainult sellisel juhul, kui see on pikk lugu, siis võib laulda. Okei, ma alustan ise ja vaadake, millal lõpetan. Olgu. Laulu pealkiri on Indias on rohelised hambaharjad. Indias on rohelised modulatsioon, seda ma praegu ei oska. Aitäh, Ahmed. Teie sõnum jõudis, ma arvan, kohale ja... Allah Akbar. Allah Akbar teilegi. Aitäh.